asfaldiralli idee sündis eelmine aasta sellest, et vaatasime, et kruusateedega, mida me oleme kasutanud, osadele veeti nagu peale, et Asuküla katse, niisugune päris hea katselooklev, et seda nagu kasutada ei saanud ja siis me hakkasime mõtlema, et teeks alternatiivi, et kui on võimalik nagu Haapsalu linna piires ja mujalt neid riigi maanteid saada, asfaldialuseid, et siis teeks ühe täisasfaldi. Ja ütleme, et täisasfaldist oli nii palju, et eks ju, et esimese 4. katse lõpus oli 200 meetrit mahapööre kruusale, et see oli niisugune sõitjatele väljakutsuv, et kuni sinnamaani oli 3 kilomeetrit niisugust head pidamist ja siis nüüd järsku mahapööre on ja siis nad seal väliskurvis kraaviperve peal lukerdasid. Seda rallit kokku pannes, vaata, kõik hakkab ju servicepargist. Ja meil on nüüd mitu aastat järjest olnud servicepark Parilas, aga kuna seal on niimoodi suured ümberehitustööd ja seda ehitusprahti asjal nii palju, siis me otsisime tükk aega, et kus kohas teha. Et vaata, seoses sellega, kus on servicepark, hakkad panema ka paika kogu seda ringi ja korra käisime Ridala kooli juures, aga seal oli väga palju niisugust muruala, mis me ei tea. Kui on vihmane, pärast oled nii, et aljastad ennast segaseks seal. Ja lõpuks siis puht juhuslikult ma sattusin nagu siia Taebla külje alla, siia vana selle EPT kunagise platsi peale. Ja sain omaniku käest telefoninumbri ja nii see asi meil siin sündis ja siit hakkasime edasi minema siis kogu selle katsete kompoti kokkupanemisega. Katsed olid, ütleme niimoodi, et neid on kunagi sõidetud Valgel Daamil kruusarallina ja kuna nad olid kõik nüüd nagu siis niisuguse musta katte saanud, siis lihtsalt tuli vaadata, et kuidas nagu ära katta neid kurvid ja et kuidas nagu see ehitada, et meil pärast oleks ka tee alles ja et ei peaks nagu remontima väga palju. Ettevalmistus oli nagu igaks rahvaralliks, et midagi erilist ei olnud, et natuke auto jäigemaks ja muud suurt midagi. Kohe algusest peale hakkas hästi minema, et poleks ise odank, et nii hästi läheb. Ja lõpuni välja mingeid apse ei olnud, puuteid ei olnud. Selles suhtes oli kõik hästi. Auto oli ideaalne, autoga ei olnud ühtegi probleemi. Plaan oli, et kohe suur vahe sisse sõita ja siis pärast autot hoida, aga kõige paremini see õnnestunud, sest surus natuke üle ja tuli spin ja mõned vead veel ja siis kaotasime aega. Aga õnneks päeva lõpuks ikkagi läks hästi. Plaan oli ikkagi sõita kõige kiiremini ja näidata teistele, mis puust me oleme. Ega alguses läksime suruma, et siis oleks edaspidi natuke lihtsam. Aga ega teised ka näitasid enda kiirust aga eks siis pidi natuke juurde panema ja tuli nagu hästi. Ei vigu juhtunud, ühe tünni ajasime pikali, muud midagi. Endal ka niisugust ringraja kogemust otseselt ei ole ja sprindid on küll asfaldi peal olnud, aga seal on koormused hoopis teised, siin tuli nagu püsivalt nagu piduritele, autole kuuma anda ja rehvidele, et selles suhtes oli küll natukene oli oma algaja viga ka sees, et pidurite peale ma hakkasin alles 2 päeva ennem mõtlema, et võiks natuke täiustada, aga ei jõudnud jupid kohale, et siin kohe päeva teisel katsel läksid pidurid poole katse peal liiga kuumaks, siis ei pidurdanud enam eriti, siis ma hakkasin mootoriga kaasa aitama ja siis meil tekkis selline probleem, et lõhkus roolivõimu ja generaatori rihmad ära, aga õnneks need saime servises jälle uued ja põhimõtteliselt poole võistluse pealt sai pidurid täitsa otsa ja piduriklotse ka teisi kaasas ei olnud. Ja aga õnneks siin üks hea uus konkurent laenas oma piduriklotse meile, aga selles suhtes, et asfaldirallil olidki niisugused huvitavad nüansid, et tekivad pigi tekib igale poole, mis teeb väga libedaks, et seal, kus üks BMW ennast välja pani, et seal oli endal ka üks
ei ole hirmus moment, et pall lendasid hooga peale, igal pool pidas ja siis ikka korralikult läks lohisema ja ise jäid täpselt tee ääre peale, et ikka vedas endal ka natuke. Et natukene keeruline küll, aga sai hakkama iseenesest.